magamas või? Kõrvand ei ole, ma tulin trenni. Kilekotiga tulid trenni? No vahet seal on. Oota, aga kus su trenniriided on? No mul oli siin, oota, püksid on siin. Issa jumal. Bluus on ära isegi ürita, sa jääd Oota, mu siia. vesi. Lätud on. Näe, kõik liitsin üles, kõik on olemas. Ja kaua see sul aega võttis? Kerge paar minutit. Ja sa võtad endal plastikpudeleid alati kaasa, jah? No ma ostsin vee just praegu kioskist. Nii, oota, teeme sulle väikese õpetuse. Esiteks viskame kilekoti nurka, sest kes käib tänapäeval kilekotiga trennis, Anu? Mis vahet seal on? Ega need trennikotid ei ole ka mingid erilised, ma ei tea, kaunitarid. Oot, nagu hoia tagasi, Anu. Tänapäeva trennikotid on reaalselt ilusad, stiilsed ja igale maitsele, mustad, igast värvi kõike. Nad on vett tõrjuvad, sul läheb, ma ei tea, veepudel läheb lahti. Sul on kõik asjad muidu täis seda ja sul on käekotti rikutud ja sul kilekott laseb vett läbi ja mis kõike. Aga siin on eraldi, sa paned siia tossud sisse. Siia auku? Jah, siis sul ei ole seda, su terve kott ei pea haisema tossude järgi. Sul on eraldi olemas siin, ma ei tea, kosmeetika jaoks. Siia saab panna, saad selle kohene, on see kotis sul ilusti kinni ja võtad enda pesuruumi kaasa. Vau, siia saab märjad asjad panna ju. Jaa, absoluutselt. Issand, kui lahe. Ma tahan seda kotti kohe. No võta. Nii, ja mis mõttes, mis veepudeliga oli? Miks mitte võtta endale üks korralik PPA vaba, plastikuvaba veepudel? See on ju plastik. Jaa, aga ta on PPA vaba, vabandust, mitte plastikuvaba, aga toksiliste ainete vaba, ütleme nii. Et sa ostad endale iga kord, mõtle, mis lisakulu on. Inimesed ütlevad, et tahavad saada soodsamalt trenni teha ja kõik ja tahavad saada parema hinnaga pakette, aga ometi nad ostavad iga kord endale €1-2 eest nagu vett. Selle asemel, et osta endale üks kvaliteetne pudel ja siis täita see lihtsalt veega, kraaniveega. Kraanivesi Tallinnas on täiesti joodav ja see pudel on ilus ja ta ei lähe sul lömmi ja ta on sul ma ei pea tagastama teda kuhugi. Pluss, jaa. Nii, ja milleks mul neid vaja on? Ja need on treeningkindad. Paljud naised ei kanna neid, küll aga kui sa teed jõutrenni, siis on hästi kerged tulema rakud. Sest sa tõstad raskusi ja need kohad lähevad aina nagu paksemaks, tekib siuke paks nahk ja naiste kätele see ei ole kõige ilusam. Mina kasutan alati neid, pluss sa ei libise, su käed ei libise kuskile, su käed ei hakka higistama, nii et kui sa võtad omal hantlik kätte, et sul need hantlid higiste käte vahel see libisevad, et eriti mugavad asjad ja hoiab sul käed nii-öelda. Mis need, võtame kokkuvõtteks, mis issand mu sõrmus ei lähe ju siia sisse. Ehtad maha. Aga räägi mulle lihtsalt nüüd lõpetuseks, mis siin on nagu kõige olulisem, et kui ma lähen trennisaali, veepudel, ma saan aru, on väga oluline, ma tõesti tarbin. Rätik. Et ma saan vahepeal kui sul ka ei ole rätikut, siis õnneks on olemas enamikes jõusaalides need paberrätid, et sa kasutad neid, aga oma rätik on ikka mugav. Püüd sinna higi ja sa saad sellega, ma ei tea, mis iganes. Kindad, rätik, veepudel. Korralik kott, kuhu sa mahutad kõik asjad ilusti oma õigetesse kohtesse ära ja kõik on sul leitav. Ja muidugi näiteks kõrvaklapid. Mina ilma muusikat ei suuda trenni teha. Nagu saalis tuleb tavaliselt muusikat ju? Jaa, aga tihtipeale see ei ole väga motiveeriv muusika, ütleme nii. Kas mul higipaela on ka vaja? No, siis sa näeksid reaalne aeroobika kuninganna välja ju. Et muidugi sul võib olla, aga rätik teeb oma töö ära, kui sul ka ei ole. Et tegelikult on need isegi vähem kui 5 asja, mida sul seal vaja on? Absoluutselt. Väga selge. No aga siis kõik kotti ja trenni. Ja trenni. Tšau! Sõrmus jäi siia.